Jätkame oma tähelepanu võimalikule USA ja Iraani kokkuleppele pärast hiljutist G7 tippkohtumist Prantsusmaal, kus maailma suurimate majanduste juhid Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Jaapan, Itaalia, Kanada ja USA tegid ühisavalduse, kutsudes üles viivitamatule relvarahule Liibanonis. Vastastikuse mõistmise memorandum kutsub üles vaenutegevuse lõpetamisele Iisraeli ja Iraani toetatud Hezbollah rühmituse vahel, kuigi Iisrael ei ole selles läbirääkimisprotsessis osalenud. Jaapani peaminister Sanae Takaichi tervitas mõistmise memorandumi allkirjastamist, öeldes, et loodab Hormuzi väinas laevaliikluse kiiret taastamist. Ta ütleb, et Tokyo loodab, et Washington ja Teheran jõuavad kiiresti lõpliku kokkuleppeni Iraani tuumapüsimustes ja muudes püsimustes. Ta lisab, et Jaapan jätkab koostööd rahvusvahelise kogukonnaga ning teeb kõik diplomaatilised pingutused, et saavutada rahu ja stabiilsus kogu Lähis-Idas. Seega, et saada rohkem reaktsioone ja teadmisi, on mul hea meel tervitada stuudios Jaapani uus Iisraeli suursaadik Emmanuel Navon, kes on ka Euromed Lähis-Ida nõukogu tegevjuht ja rahvusvaheliste suhete lektor Tel Avivi ülikoolis. Ja samuti pole ta i24 News English kanalile kommentaatorina võõras. Doktor Navon, alustuseks palju õnne! Aitäh! See on kindlasti märkimisväärne aeg sellise rolli enda kanda võtmiseks. Kui vaadata selle konkreetse piirkonna tulevikku, siis on praegu väga ebakindel aeg. Kõik pilgud on suunatud Šveitsile, oodates, mis sellest võimalikust kokkuleppest välja tuleb. Räägi meile praegustest muredest läbi Iisraeli vaatenurga, kui nad kogu piirkonda jälgivad. Mis puudutab Iisraeli, siis loomulikult on oluline, et Iraani Islamivabariik suutis end säilitada vaatamata tsiviilelanike mässule mõned kuud tagasi ning loomulikult ka sellele järgnenud sõjale. Aga nad on saanud Trumpi valitsuselt, Trumpi administratsioonilt üldises vastastikuse mõistmise memorandumis palju järeleandmisi. Ja kuigi Ameerika Ühendriigid ja nende peamised liitlased jätkavad avalikult kinnitamist, et nad on tuumarelva omava Iraani vastu. Lõppkokkuvõttes, kui iraanlased saavad kokkuleppe, mis sisuliselt võimaldab neil oma raketid alles hoida, mis võimaldab neil saada kätte külmutatud raha ja isegi see tohutu investeering Iraani majandusse. Ja loomulikult on tuumaprogrammi osas palju ebaselgust. Ma mõtlen, Iraan lubab, et ei taotle tuumarelvi, kuigi ta on seda juba korduvalt varem öelnud. Ja ometi jätkab ta oma tuumaprogrammi arendamist. Seega on selle saavutatud kokkuleppe memorandumiga seotud palju muresid. Muidugi on nüüd USA'l ja Iraanil 60 päeva läbirääkimiste pidamiseks, kuid memorandum ise on Iisraeli jaoks muidugi suur mureallikas. Lisaks vastastikuse mõistmise memorandumile ja suurele murele muutuvate suhete pärast Benjamin Netanyahu ja Donald Trumpi vahel on tõsiasi, et Iraan on väga nutikalt sidunud selle, mis toimub põhjarindel Iisraeli ja Iraani toetatud Hezbollah vahel nende läbirääkimistega Šveitsis. Mida arvate sellest, et Iisraeli käed on sisuliselt seotud, kui ta peab kaitsma oma rahvast Iraani käsilase vastu? On väga selge, et iraanlased ei tee saladust sellest, et nad ei taha, et Iisrael saaks Hezbollah rünnakutele vastata. Ja viimasel ajal on olnud kümneid selliseid rünnakuid rakettide ja droonidega. Ja loomulikult toimub see Iraani juhtimisel. Hezbollah ei tegutseks ilma Teherani juhiste või vähemalt loata. Nii et loomulikult on iraanlased huvitatud sellest, et Hezbollah hoiaks Iisraeli suhtes pinget ja survet üleval. Ja kord, kui Iisrael reageerib Hezbollah agressioonile, esitletakse seda kogu maailma peavoolumeedias nii, nagu Iisrael lihtsalt pommitaks Liibanoni, eks. Ja saigi narratiivis on iraanlastel ülekaal. Aga loomulikult, nagu Iisraeli valitsus on väga selgelt välja öelnud, ja ma arvan, et selles osas on ka opositsioon ja enamik Iisraelis ühel meelel, ei saa Iisrael loomulikult sellist agressiooni ja rünnakuid taluda.
eriti kui just sel nädalavahetusel kaotasime nendes 4 sõdurit. 5 Iisraeli sõdurit. See ei ole vastuvõetav. Iisrael on väga selgelt öelnud, et ei luba Hezbollahal jätkata rakettide tulistamist ja droonide lennutamist ning jätkab enda kaitsmist, sealhulgas Lõuna-Liibanonis loodud turvatsooniga. Doktor Navon, te suundute lähinädalatel Jaapanisse. Jaapan soovib samuti stabiilset Lähis-Ida. Rääkige meile, mida Iisrael võiks strateegiliselt Tokyoga suhetes tulevikus pakkuda? Ma arvan, et Jaapan on viimastel aastatel, alates 2022 aastast, läbi teinud väga sügava strateegilise muutuse. Mõistes, et klassikaline Jaapani mudel, mis võeti kasutusele pärast teist maailmasõda, oli seni kehtinud. Ainult majandusarengule keskendumine ja peamiselt Ameerika Ühendriikidele kaitses lootmine ei ole tänapäeva maailmas enam jätkusuutlik. Ma mõtlen, Jaapan oli jätkuvalt patsifistlik riik ning tema suhted Ameerika Ühendriikidega on endiselt üliolulised. Aga olukorras, kus Hiinast on saanud suur sõjaline jõud, Põhja-Korea suurendab oma tuuma- ja raketirelvastust ning Venemaa ründab Ukrainat ja muidugi selle koordineerituse ja ühtlustamisega Hiina, Põhja-Korea, Venemaa ja Iraani vahel, see on muidugi veennud Jaapani juhtkonda mitte ainult suurendama oma sõjalisi kulutusi, vaid ka parandama otsustusprotsessi riikliku julgeoleku küsimustes. Nii et Jaapanist on täna saamas oluline julgeolekumängija Kaug-Idas. Kaug-Ida ja Indo-Vaikse ookeani piirkonna julgeolek on tõepoolest seotud Lähis-Ida julgeolekuga. See on tingitud Iraani, Põhja-Korea ja Hiina vahelistest suhetest, aga ka sellest, et tänapäeval ei seisne julgeolek ainult relvades, vaid ka oluliste ressursside varustamises. Olgu selleks siis Jaapani puhul energia või muud kriitilised materjalid. Ja selles kontekstis on Iisraelil palju pakkuda. Iisraelil on palju sõjalist asjatundlikkust ja palju kogemusi raketitõrjes. Samuti on Iisrael võtmetähtsusega tegija USA strateegias kriitiliste materjalide, näiteks mineraalide tagamisel. Doktor Emmanuel Navon, tulevane Iisraeli suursaadik Jaapanis, Behatzlaha, nagu me siin maailma osas ütleme, soovime teile edu teie järgmisel teekonnal ja uues rollis ning ootame huviga uudiseid. Suur tänu, et olite siin stuudios.